Tuleb sauh ühelt pool, sauh teiselt pool, siis ma olen... Kärtsu, Mürtsu ja Pauku. Kes seda Eesti Laulu tegelikult teeb? Jüri on see nupumees ja vastutav isik. Nupu vajutamine on kõige lihtsam osa. See kõik setup, see eeltöö, see on kõige suurem ja kõige raskem. Siin hetkel käib siis büroo paukude ettevalmistamine. Puldist vajutatakse või on ette programmeeritud. See on nüüd valmis lavale minema. 3 erineva bändi omad ja see on 1 punkt. Selliseid punkte on 10 kokku. Nii et tuleb. Siin peab alati ettevaatlik olema. Koristajate lemmikaparaat, sellega lastakse konfetti. Kui midagi peaks juhtuma leegimasinatega, emergency stop kohe peale, kustuti tuletekid, siit otsast siis puub õhku ja sellega siis me teeme lisatuult siin. Vaata siia alla, ma lähen ise siia sisse, osad masinad on peidetud päris lava alla. Et neid näha ei oleks. Esimene rida on siis, nagu sa näed, on põredega, et see efekt lava seest välja tuleb. Siin on meil ühed leegimasinad, siit me laseme punast värvi leeki. Kõik asjad nagu on dubleeritud ja korduvad. Oota, kus ta üldse on? Kadunud on? Näe, siin, see kivihunnik. Need, näed, on keraamilised, Ameerikast tellitud. Need ei põle ega idane ega medane, aga vaata, näevad välja nagu ehtsad. Siin sees on need kivivillast. Need siia ümber. Nad nii. Noh, lõkke põles terve loo ajalava. Ja pärast kustuti ära ja... Eesti Laul 2025. Milline pauks oleksid? Ma arvan, et see on Andrei Sevakini külje pealt lastavad leegid, mida Eestis pole kunagi tehtud. Mis tavaliselt kõiki leeke lastakse üles. Muidu tulevad leegid nii, aga no need konkreetselt... Ja kuidagi külje pealt ma sain aru, jah, aga nagu... Konkreetselt, teistpidi lihtsalt. Need on üle terve lava 10-meetrised, et need on päris lahedad, ma arvan. Väga-väga palav oli, ma tegin esimese ära, mul oli nagu oleks ujumas käinud. Rahas olid mingi 80 kraade. Järsku tuleb.